Tere, täna on rahvusvaheline geliidipäev. Täna on meiega külas noorkotkas Kevin Sebastian Aas ja tema rühmapealik Tähti Marjamäe, kes on Kose noorkotkaste ja kodutütarde rühmapealik, rühmavanem. Tere! Tere! Küsime siis Kevinilt esimesena, et kuidas te sattusite noorkotkaks? No see teekond hakkas tegelikult päris ammu juba, kui minu isa tegeles Kiilis kodutütardega ja käisin temaga igal pool kaasas. Ja kui siia Kosele hakati tegema noorkotkaid, siis kohe ütlesin, et mina olen esimene, kes siia rühma tuleb. Tundus selline tore ja ta on metsas liikuda. Ikka aktiivne. Jah, ikka aktiivne. Ja. No Tähti? Mina olin ise ka kunagi kodutütar, ja sealt mina läksin edasi Naiskodukaitsesse ja nüüd mul on endal lapsed piisavalt suured, et nemad saaksid ka noorkotkad olla ja kui ma kuulsin, et Kosel rühmapealikku ja enam ei olnud, siis ma mõtlesin, et saan siis ise panustada ja seda vedada. Äge ikkagi, muidugi. Kui koht on, siis ikkagi peab selle täitma. Nii. Kevin, mis teid hoiab kõige rohkem noorkotkaste juures? Mis teid huvitab kõige rohkem? Tegelikult sõbrad. Sõbrad hoiavad. Igal pool üle, mitte ainult Harju, vaid ka kogu Eesti. Ja lähedased nagu Tähti teeb, mul isa teeb, mul kõik sõbrad on enamus siit kotkastest ja tütardest. Tähti, mis sind hoiab? Eks tegelikult suures osas on sama, et need, kes ma sõbrad ja tuttavad, ma arvan, laagidest tohutult, kes ma olen saanud, on need tuttavad siiamaani. Sealt ma sain tuttavaks ka Kevin Sebastian isaga, ka minul rühmapealiku abi on Avenael, ka tema on endine kodutütar, et need, kes seal noortekotkastel ja kodutütardel, kes need liikmed on, need kõik on väga aktiivsed liikmed ja on sellised hakked inimesed ka hiljem täiskasvanu eas. Et see motiveerib, et on sellised ägedad inimesed ümberringi, et kellega koos ägedaid lähedaid üritusi teha. Jah, aktiivsed ikka hoiavad kokku ja aitavad üksteist. Nii, Kevin, milline on sinu esimene välilaager või missugune nägi välja? Esimene suur üritus kotkastega? Kõige esimene suur üritus oli mul aastal 2023 ja see oli luureretk ja see nägi niimoodi välja, et ennem seda olin ma ühel üritusel osalenud. Selle nimi oli Rästik, see oli alla 12-aastastele ja see oli selline 20 kilomeetrit, käisime läbi, läksime punktidesse, tegime ülesandeid, sellised lihtsad asjad ja peale seda 2 kuud ootasin ja siis mind kutsusid Kose noored kotkad. Et kuule, lähme. Ja läksime, kõndisime maha 80 kilomeetrit, sellel ajal oli ka üllataval kombel lumimaas, see oli tegelikult sügise alguses, aga millegipärast oli lumimaas ja käisime läbi, tegelikult ei läinud nii halvasti, saime 4. koha, natukene jäi 3. puudu ja sealt edasi kogu aeg käinud, iga aasta paremini, see aasta sain 3. ja järgmine aasta 2. või 1. Mäletan ka sind seal võistlusel nähes, et ikka päris ägedalt panite, tegite meile ka pika puuga suht ära. Aga Tähti, milline on sinu esimene kogemus? Ütleme, kui ma kodutütrena olin, siis ma mäletan kõige eredamalt oli meil Jumindal suvelaager, et oli selline telkimisega lahe koht mere ääres, uued tuttavad, et see oli üks koht, aga nüüd nende rühmapealikuna, kui ma alustasin nüüd oktoobris rühmaga, siis tegelikult oli pooleldi planeerimis, oligi kohe oktoobris sügislaager
nii et pea ees kohe samal kuul kohe laagri korraldamine, et selline paras väljakutse oli. Aga ikkagi oli raske, oli tore. Väga tore oli, et õnneks ma ei olnud peakorraldaja seal, et aga esimene laagri korraldamise kogemus, et kellegi kõrvalt ja meil oli mitu tublit inimest seal, et Marju ja Ave ja Krista ja Aivar, et kes me seal nagu korraldasime, et me tegime seal noorematele laagrit, et seal olid ka vanemad noored kodutütred, sealhulgas ka Kevin, et käisid abiks nagu noortele selliseid ülesandeid läbi viimas. Et selline hästi tore esimene laager oli meil. Aga nüüd sealt on juba edasi nagu lihtsamad, juba uued laagrid on tulemas. No Kevin, et mida sa oled Noorkotkastes kõige rohkem õppinud? Kõige rohkem õppinud? Ma olen väga palju õppinud. Ja kõige olulisem asi, ma arvan, see on see meeskonnatöö. Seda olen õppinud kõige rohkem, sest rajale minnakse ju 4 ja kõige pikemad võistlused, need võivad kesta täitsa mingi 2 päeva, 3 päeva ja siis pead nende 3 matsiga seal hakkama saama metsas. Ja siis saad hakkama ja lõpuks läheb hästi, siis on väga tore ja tiimid muutuvad. Näiteks Luurekal käisin Kose poistega, peale seda võistlusel käisin sinuga ja Loksa poistega ja nüüd on mul jälle uus tiim, uued sõbrad ja meeskonnakaaslased. Aga on sul ikkagi arengu kindlasti näha, sest kohtadesse ikkagi nagu tõused ja on ikkagi tiimitöö nagu tõesti palju paremaks läinud siis ajaga? On läinud, seda on täiesti märgata. See meeskonnatöö, see on kõige olulisem asi, mis ma arvan tuleb ka tulevikus. Kui meeskonnatöö läheb hästi, siis elus saab kaugele, ma olen tunne. Kõige tähtsam ongi ikkagi üksteisest nii-öelda ühtehoidmine ja vendlus nii-öelda, mida toetab, mida noored toetavad. Nii. Aga Tähti? Minul on samuti meeskonnatöö, aga hoopis teise nurga alt. Et noored kodutütred, neid Kosel on ligi 60 ringis, ehk siis neid noori on nii palju ja nendele ürituste korraldamine üksinda on suhteliselt võimatu või siis see oleks lihtsalt niivõrd palju väiksemas mahus. Ehk siis see meie täiskasvanute punt, kes me nagu neid üritusi korraldame, kuidas me oma ülesandeid jagame, et see on nagu asendamatu, sest see me kõikidel on nagu vabatahtlik töö, et see on meie õhtul nagu vabadest aegadest, kus me saame kokku ja planeerime või siis kirjutame projekte, et mingit laagri korraldamiseks või vahendite soetamiseks, et see on, sa näed neid pühendunud inimesi, kes vabast tahtest tulevad ja korraldavad, et see on see. Ja samas on meil ka meil ise hakkajad noored, kes tahavad ise mingeid üritusi korraldada, tahavad ise abiks olla. Meil oli, Kevin on meil nüüd ka salgapealik ja kodutütardel on siis salgajuht, eks ka nagu on, tahavad nagu aidata, et saab ka siis neile nagu ülesanded anda, kuidas nemad saavad siis oma rühma juhtida või mingid ülesanded neile anda. Ehk siis see tiimitöö, kuidas seda kõike teha, et see on see minu nägemus seal. No kirjeldame siis mõnda laagrit või võistlust või midagi huvitavat. Ma võin kirjeldada, lühikirjelduse ma võistlusest andsin, aga mul on tunne, et ma räägin siis oma suurimast laagrist, minu meelest kõige lõbusamast laagrist. Ja minu esimene laager, kus oli terve Eesti, et see oli nimega Spekter ja sinna sai 20 minu meelest Harju Noorkotkast ja 20 kodutütart ja niimoodi igast maakonnast ja saime sinna kokku ja
jälle sõprade tegemine, ainult sõbrad tulid ja need peod ja punktid ja elamus sealt, see oli meeletu, näiteks tegime enda tantsu, siis sinna tuli, tegime pidu, sinna tuli Terminaator, esines, siis tulid Briti sõdurid, õpetasid meile erinevaid nagu tehnikat või kui raske see on tegelikult metsas olla ja see ka oli minu motivatsioon, et sinna jõuda, kus mina saaksin läbida sellise raskusega asju. Näiteks mu kõige hilisem võistlus, seal minu koti kaal 3-kordistus esimest korda ja see võistlus oli kõige pikem. Muidu mu kõige pikem võistlus oli peaaegu 100 kilomeetrit ja seal mu kott kaalus 5 kilo, aga nüüd siin nädal aega tagasi oli võistlus 107 kilomeetrit ja kott kaalus 15 kilo. Ja niimoodi loodan areneda füüsiliselt ja ka vaimselt. See vaimne pool, see on vist kõige raskem osa just igal pool. Ka laagrites, mitte ainult võistlustel. Aga ikkagi iga laagriga, iga päevaga läheb aina paremaks? Läheb paremaks, eriti see võistlustel, kui saad sellest esimesest ööst jagu, mõtled, et üks öö on veel tulemas, saad sellest teisest ööst jagu, siis on juba nagu koeraga pargis jalutamine. Rahulikult niimoodi. See ongi, ma ka nendes rasketes laagrites nii-öelda elasingi söögi korrani ja sai päris hästi hakkama. Aga Tähti, sinult mingit kodutütarde ajast äkki? Praegu kõige rohkem, mis mul on meeles, oli meil esmaabiõppepäev, et seal oli korralduse poole pealt see, et meie korraldajad ei ole ju keegi meedikud või esmaabiandja haridusega inimesed. Et siis on meie ülesanne ikkagi otsida nagu pädevad inimesed, kes ikkagi oskavad esmaabi anda. Et siis uurisime, et meil ühel lapsel on nagu vanema, töötav õde, et tema vaatasime, et tema saab mingit teadmisi anda. Siis me kutsusime külla häirekeskuse, kes rääkis nagu häirekeskuse nagu helistamisest ja missuguseid vigu tehakse helistamisele, lapsed said nagu näidisülesandeid läbi teha. Samas olid meil külas ka ajateenijatest parameedikud, kes näitasid oma meditsiinivõtteid, kuidas seal nagu lahingmeditsiin, mis on nagu natuke ikkagi erinev nagu tavameditsiinist, et missugused neid ülesandeid teevad. Ja lisaks teemad veel, et noortel pahad kombed siis, tubakas, narkootikumid ja nii edasi, et selliseid teadmisi edasi anda, et see oli selline päris huvitav väljakutse, et just nende koolitajate nagu otsimine ja leidmine, et see õppepäev oleks huvitav, aga ka nagu professionaalne. No leiatagi nii-öelda alaeksperte, kes ikkagi oskavadki noori õpetada siis nendel teemadel. Jaa, kindlasti, et ega meie oleme ju oma elukutselt ju hoopis teise eriala inimesed, ehk siis meie ülesanne ongi korraldada laagrit selliselt, et tuleksidki need eksperdid sinna kohale, et okei, me telgi püsitamist saame nagu õpetada, aga mingit relvaõppe läbiviimist või raadioside protseduure, et neid me ikkagi kutsume omale spetsialistid, kes on Kaitseliidu instruktorid või ongi ajateenistuses või tegevväelased, et jah, ka politsei ja pääste meie koostööpartnerid tuleohutuse teemal ja liiklusohutuse teemal, et see on suur osa meie laagri korraldamisest. Kellele veel kohale jõudnud, siis ikkagi ongi vabatahtlik töö on see? See on täiesti kõik meie vabatahtlik töö, et ikka umbes iga paari nädala tagant saame jälle meie kodutütarde rühma abil Marju juures kokku, võtame oma arvutid ja vihikud välja ja teetass kõrvale ja vaatame, mis on meil nüüd tulevased üritused, kes võtab mingi ürituse enda peale, kes kuidas tahab planeerida, et jah, nii see käib, et õhtuti ja planeerime niimoodi need oma asju. Ja ikkagi ära pole veel väsinud ja selles mõttes, et ikkagi motivatsioon jagub ja nii-öelda noored on ka ikka huvitatud kõigest.
vara veel ära väsida oktoobris alles alustasin. Aga selles suhtes tõsi on, et see koormus tegelikult on ikkagi päris suur, et igasugune abi, kellel on lapsevanemate poolt on huvitavaid kohti, mida võiks külastada või kes millegi oskuse õpetamisega saab abiks olla, et igasugused abid on teretulnud, et niimoodi on meil tulnud ka sideõpe, kes üks lapsevanem on kaitseliitlane, et tulime lastele sideõpet õpetama ja et selliselt see koostöö nagu ka tekib ja uued nagu kontaktid ja sidemed tekivad. Aga kui tihti ikkagi kohtute, et kui tihti on koondused või laagrid? No koondused meil toimuvad tegelikult iga nädal, et meil on üks parameedik, kes käib üle nädala õpetamas meditsiini ja need ülejäänud nädalad siis me õpetame oma järguteemasid. Et täna meil on tulemas järguteema on liiklusohutus, loodusohut, veeohutus, et kuna täna on ilus kevadilne ilm, siis seda oleks patt nagu toas olla, et siis me lähme õue ja jalutame, vaatame, kuidas need päriselt siis loodusohud on. No Kevin, sa käid kohal igal koondusel? Käin igal koondusel. See pool aasta, mis ma olen käinud, vist pole ühelgi koondusel mitte osalenud. Aga sa küsid ka, et kui tihti need laagrid on. Ja selle koha pealt, et kes otsib, see leiab. Et kõik ei anta sulle nina ette. Mul on selline tunne, et kui väga Facebookis või kuskil vaatad neid erinevate maakondade postitusi, siis ma arvan, sa leiad igaks nädalaks tegevust. Ja et seal on ka see, et läbi millegi saab midagi muud. Näiteks käisin võistlusel ja meil läks seal niimoodi, et peale võistlust ütlesid võistluse korraldajad, et aga kuulge, tulge 2 kuu pärast uuesti Saaremaale seekord. Ja et niimoodi peab meelde, et ma panen kalendrisse kirja ja äkki läheb kohale. Ja eks laagrite puhul ongi see, et üks asi, mida meie korraldame ja mõnikord, kui meil jääb nagu laagrites kohti üle, siis me kutsume ka naaberrühmadest noori osalema ja samamoodi kui naaberrühmadele jääb laagrites kohti üle, siis me pakume ka oma noortele võimaluse osa võtta, et seetõttu niimoodi nagu saab jaotada seda koormust ja lastel on rohkem võimalusi laagritest osa võtta. Tähtis ongi koostöö ja ongi üle vabariigi ikkagi on tihti ikkagi rühmad seotud ja suhtlevad üksteisega, kui on ikka kohti ja toimuvad laagrid. Nii, aga Tähti, räägime, mis on sinu roll rühmapealikuna? Rühmapealikuna, kui ma võtsin rühma üle, siis esimesena võtsime endale ülesanneks üldse noori tundma õppida. Kes on need noored, kes tahavad üldse olla noorkotkad ja kodutütred, kui vanad nad on, mida nad oskavad juba, missugused on nende teadmised, sest nende oskusi ei saa vaadata vanuse järgi, sellepärast, et osad on liitunud alates 7. eluaastast, mõned liitud noorkotkastega alles, kui nad on võib-olla 14-15. Ehk siis kõigepealt õppida neid noori tundma õppima. Ja kui sa juba tunned, siis anda neile teadmisi edasi, planeerida nende väljaõpet, et nad saaksid oma oskusid, aga samas ka nende isiklikke huvisid, mida nad tahavad rakendada, et kes tahab veel lisaks tavalistele koondustele veel võib-olla mingeid erikatseid saada, kes kui palju võistlustel tahab käia, et võimaldada ja pakkuda infot noortele seda, mis neid huvitab, et meil on kodutütreid, keda huvitab fotograafia, et nemad said näiteks fotograafia ja esinemise järgukatseid, või keda huvitab hoopis taimed, et nendel on võimalik taimetarga erikatse nagu soovitada ja anda neile võimalus seda ka siis nagu õpetada, ehk siis saada nagu ka sellist õpetamise kogemust ja julgust juba päris noores eas. Ehk siis minu ülesanne on nagu neil tuua seda innustust ja motivatsiooni, et ka ise midagi korraldada ja võtta vastutust ja et neist tuleksid enesekindlad inimesed. Selles mõttes on ikkagi võimalusi hästi palju. Muidugi, et meil on tulemas ka õppepäev, kus just juba mõtleme juba ette, et mida noored saavad teha, kes kui palju tahab panustada, kes tahab nagu osa võtta ise õppida ja kes tahab nagu just nagu õpetada sealt, et see on see
rühmapealiku ülesanne. Aga oled ka omandanud juhtimisoskusi näiteks ikkagi rühmapealiku rollist, et on need sind aidanud igapäevaelus? Absoluutselt. Kui ma vaatasin näiteks, me tahtsime, et noortel oleks võimalusi rohkem vahendeid saada, et me saaksime paremini laagrit korraldada, siis olen viimasel hästi palju suhelnud nagu Kose vallaga, et kuidas missugused võimalused on, et see, et ma kuulun see organisatsiooni, on minu silmaringi Kose valla elanike osas väga palju laiendanud, olen sattunud kokku täiesti uute huvitavate inimestega, et see on kõige ägedam osa selle juures. No ikkagi, kuidas need on ikkagi, kuidas on kotkad ja nad ütlete nii-öelda muutnud inimestena? Mina olen loodusarmastus. Et see, kuidas ma kodutütardesse sattusin üldse, et see, et ma käisin kõik suved alati laagrites, sügisel laagrites, olingi ka ööbisin talvel köetavas telgis ja oli väga soe ja see julgus võtta ja minna telkima ja olla ja pikalt ja võttagi neid igasugu väljakutseid vastu, tehagi neid samu luurevõistluseid, on ju, et see julgus ja teha neid põnevaid asju, et see on minu sealt kõige suurem osa, mis mulle on see andnud. Muudab seda vaatenurka, et näiteks kõnningi ja olen õppinud ja saan aru, et see prügi mahaviskamine ei ole okei. Näen kuskil, et kellelgi juhtub mingi õnnetus, ma helistan 112, ma ei karda seda ja ma reaalselt teen seda ja õpin iseenda tervise kohta ja see kotkad õpetavad ka, nad õpetavad sind suureks inimeseks, ütleme nii, et sa ikkagi vaatad asja teise nurga alt. Väga suur osa sellest on ka meie austus Eesti nagu meie vabariigi ees, et on väga ülimalt uhke näha meie Kose noori näiteks Kosel pidulikus riietuses vabariigi aastapäeval paraadil kõndimas või siis president Rüütli ärasaatmisel, kus Kevin käis samuti, et see on näha uhke tunne selliseid meie noori, et kus laulmas hümni kaasa, olgu see vabariigi aastapäev või taasiseseisvumispäev või võidupüha, et see austus meie Eesti ja eestlaste ja Eesti kommete vastu ja Eesti muude tähtpäevade vastu, et just see rahvuslikkus. See ongi siis isamaalisus ikkagi, et me õpimegi ikkagi tundma oma kodu ja austama seda. Meie loodus, meie rahvas, meie keel, meie kultuur. Just. Ja kui meie seda ei hoia ega austa, siis keegi teine ka ei austa. Ja siis võimegi selle juba ära anda. Ma arvan ka ikkagi, et noorkotkad ikka annavad hästi palju julgust juurde ja üldse see Kaitseliidu teema julgust annabki ikkagi aimu, et mitte midagi ei ole võimatu, et ikkagi iga võistlus, iga katsumus, ikkagi kui need ära läbida, siis tundub ikkagi tehtav ja olen juba valmis suurtemateks väljakutseteks ja ikkagi jõuame kõike teha nii-öelda. Nii, jätkame Keviniga. Nii, Kevin, et laagrites, kas kodutütardel ja noorkotkastel toimib omavaheline koostöö? Koostöö toimub väga hästi. Ka võistlustel tegelikult oleme käinud kodutütardega, aga laagrites samuti on kõik päevad veedame niimoodi. Tehaksegi segarühmad, ei ole ainult poisid, ainult tüdrukud. See on ka üks äge asi, mis minu arvates seal on. Et koolis on niimoodi, et poisid natuke pelgavad tüdrukuid ja tüdrukud pelgavad poisse, eriti minu vanuses, aga seal on jumala tore. Ei, see ei muutu. Ja koostöö toimib.
tegelikult see on minu eest väga hea, et ei ole ainult tütred või ainult kotkad. Nagu ka tegelikult Harju maleva pealik on öelnud, et ilma kodutütardeta noored kotkad oleks ühed põrssad lihtsalt. Lihtsalt ta arvas, et me lihtsalt ainult oleksimegi mudas ja püherdaksime ja ainult lollust teeks, aga kuna tütred on ka, siis natuke peab näitama ennast panemast küljest. Ainult kodutütred hoiavad kotkaid rivis siis, jah? Jah, tundub nii. Aga räägime veel laagritest ikkagi, et on väga rasked. Laagrid ei ole rasked. Probleem on, kui laagri korda ei jälgita, näiteks magamine ja sellised asjad. Näiteks öörahu, jah? Jah, et kui öörahu ja keegi paneb ikka endal kõlarist kuskil muusikat, siis siis läheb laagri raskeks. Mis see raske on? Äge on, laseb kõlarist musse. Jah, paned seal 3 ööd järjest ja siis koju lähed, siis on 20 tunni und ja sa pead ise esile kutsuma selle. olen kutsunud ka ja. Aga muidu on jumala tore. Selles suhtes mina ütlen, suvel on niimoodi, mina üritan olla igas laagris, kus võimalik. Ja ka igal võistlusel. Ja siis, kui ongi mitu võistlust järjest ja lõpuks tuleb laager, siis ma nimetan laagrit kui puhkus. Minu jaoks on laager puhkus. Mina lähen laagrisse, teen seal rahulikult, natukene vahepeal õpin, räägin sõpradega, mängin sõpradega, laagrit enamasti ei ole ikkagi suur õppimine. Kuigi sa õpid seal on punktid ja värki, aga suur aeg on lihtsalt sõpradega aja veetmine. Okei, no sa ütledki, et sõpradega veetmine, et kas need laagrid on see nagu ikkagi venivad ja selles mõttes, et enamus aega lihtsalt istud ja tiksud või on ikkagi rohkem õppe ja ikkagi üritatakse mahutada nii palju kui võimalik sellesse väiksesse aega. Kui ütleme, et pikemad laagrid on jälle 3 päeva, siis ma arvan, sellest on ikkagi suur osa on ise tegemine. Ise tegevus ikkagi. Ise tegevus. Nagu seal on, tavaliselt tehakse päev, nagu terve päev, kus ongi, teed 1 punkti ära, lähed teise ja punktid kestavad selline 45 minutit, tund aega. Ja siis õpid seda ühte teemat ja lähed edasi, aga see ei ole nagu nagu seal ei ole see, et siin peab korrale kutsuma, vaid seal juba kõik saavad aru, et nüüd on õppimine, nüüd oleme paigal, nüüd kuulame ja kõik on rahulikult, teemad on ka alati huvitavad selles suhtes, kui näiteks tulebki pääste, tuleb oma suure tuletõrje autoga ja siis näidatakse seda varustust, siis tegelikult on tore ja siis tavaliselt on ka terve päev, tavaliselt esimene päev, kus ongi lihtsalt, et sõpradega ise leiad tegevuse ja see ei ole see, et ei tea, mida teeme, alati on midagi teha. Tegevust ikkagi jaagub, kui oled sõpradega ja looduses, metsas. Looduses ja kui sõbrad tahavad ka tegutseda, sest ja. Siin on nagu, nii-öelda siis koolis on jälle raske teha teisi asju, kui ainult telefonis olla, siis teised ei taha, seal kõik tahavad. See ongi, keskkond mõjutab ikkagi, no ongi, sest noorkotkastes ja kodutütardes ongi tavaliselt ainult, no enamus on ikkagi aktiivsed ja kes ei ole, need muutuvad aktiivseks, sest ongi, kui sul on kõrval inimesed, kes on tegusad ja tahavad asju teha, siis ise ka ikkagi muutud selliseks. Ja see on ikkagi hästi äge asi selles kodutütardes ja noortes kotkastes. Täiesti nõustun. Aga selles mõttes, et laagrites ikkagi ongi töötubades on ikkagi kohal instruktorid, kes on ka seal vabatahtlikult kõik ja sellepärast tulebki neid ikkagi austada, sest ega nemad on ainult meie pärast nii-öelda siin. Meie, kes siin õpime nii-öelda üritame õppida. Ja kõik on, see on jah, minu meelest on see hullumeelne, kuidas täiskasvanud tulevad vabatahtlikult ja teevad lihtsalt ja kui keegi ei peaks seda austama, siis see võtab kõigil tuju halvaks. Mitte nagu ainult sellel instruktoril, vaid kõigil võtab halvaks, kui keegi kuskil mängib lolli ja karjub ja kuulata ei lase. Kui sa ikkagi orla ei taha, siis see ei ole sinu koht siin. Aga räägime sinu vanusest, Kevin, et sa oled veel 7. klassis. 7. 14 aastat vanust.
ja selles mõttes, et laagrites oled ka enda vanustega või oled vanematega? no asi on kujunenud niimoodi välja, et mina olen vanematega. Aga see ei ole, see on puhtalt ka see, et ma olen see üks aktiivsemaid ja noh, see tegelikult ei ole, noh, vanused rohkem segunevad, selles suhtes rohkem on vanemaid, aga kui mingi noorem tuleb, kes on, noh, normaalne noor ei ole nii lapsik ja siis võtame kõik punti ja sellist ei ole, et sa oled nüüd mingisugune 4 aastat noorem, et nüüd sa ei kõlba, et ikkagi seguneme. Jah. Selles mõttes, et kes võiks näiteks noorte kodukastega ühineda, et kas on niisugune vanus, et sa oled liiga vana nüüd selle jaoks? no 18 on see vanus, kus öeldakse, et kahjuks pead nüüd minema. Ei öelda, 18 siis võid olla veel. nojah, 18 lõpuni ja siis 19 oled, siis on esimene see pidulik koondus ja siis on kahjuks minek. Ja see on ka üks suur asi, miks ma ei taha üles kasvada, on, et sealt ära tulla. Aga liituda võib juba 7-aastaselt, ehk siis kõik, kes siin gümnaasiumis on, siis saavad tehniliselt tulla, siin ei ole ju 19-aastaseid, ei ole. No Äkki mõni on. üks, paar, kaks äkki on, aga selles mõttes, et kas on mõtet liituda sinu arust noorkotastega, kui sa oledki näiteks 16, 17, 18, et on nii hilja mõtet alustada? Ma arvan, et ma arvan, kunagi ei ole liiga hilja. Et noh, isiklikult ma ei liituks, kui ma olen 18, siis on ja siis juba Kaitseliitu, jah? Ja siis on pigem Kaitseliitu, aga juba 16, see 2 aastat, mis sa saad olla, see oleks minu elu kõige paremad 2 aastat. Sest mina ise liitusin ka nüüd 3 aastat tagasi liitusin noorte kodukastega, kui meile kohaliku kooli ikkagi tuli rühm ja siis ma olin 9. siis oli ka päris äge oli ikkagi ja selles mõttes, et meil oli uus rühm, kõik uued ja alustasimegi nullist ja väga äge oli ja kohe ikkagi tutvusime kõigiga nii-öelda Valevast ja üle Eesti, mis iganes ja oli ikkagi väärt seda ja on väärt olla aktiivne. Pead ise tegema selle endale nii, et see on väärt seda. Et nii kaua, kuni sa ise ka käid, teed, nii kaua on äge. Kui sa ise hakkad niimoodi, et no ma seekord ei jaksa minna või seekord ei viitsi minna, siis läheb nõmedaks. Aga nii kaua, kuni sa võtad ennast kokku ja reaalselt teed, siis nii kaua on äge. Jah, selles mõttes, et ise pead ennast nii-öelda hoidmagi huvitatud. Jah. Nii, aga mis on sinu kõige raskem katsumus podcastis? Kas on olnud varasemalt või oligi see eelmine nädal oma? See eelmine nädal see oli kõige raskem võistlus, aga nagu nii-öelda numbriliselt ja selliselt üle pika aja uuesti võistlema. Aga ma arvan, see nii-öelda võistlus, kui ma enam ei tahaks enam minna, nii raske oli, siis see oli tegelikult selle eelmise aasta suvel oli võistlus nimega Põsa ja see oli, noh, sinna läheks tagasi, aga paremate teadmistega. Seal oli niimoodi, et ise ei valmistanud ennast korralikult ette ja läksin sinna, siis oli külm oli, märg oli. No suvi on ikkagi, kuidas seal külm oli? No seal oli väga külm. Kus oli Põlvas? Äkki oli Viljandis. Põsa vist oli. Põsa on Põlva ja Sakala. Jai. Ehk siis minu eest oli Viljandimaal ja seal juhtus niimoodi, et mõtlesime, et ongi ilm on väga ilus. Viskasime kõik joped, kõik pealisriided viskasime autosse, et kott kergema oleks. Ja see moment, kui me ära viskame, läksime ära, siis tuli, terve padukas tuli alla. Täiesti läbi märjaks, niimoodi, et mitte miski ei jäänud kuivaks. Kus telkmantel oli? Autosse. Telkmantel on selline kile jope nii-öelda. Aga ja see viskasime ka autosse ja mõtlesin, et jumala tore on ja siis läksime punkti, külmetasime, siis tuli veel veepunkt, pidime aerutama. No super. Jah,
kukkusin natuke vette, siis oli veel eriti külm ja mitte midagi ei olnud peale panna. aga kui seekord ikkagi valmistada ette ja võtta see telgmantel autost välja, siis ma arvan, see võistlus tuleks täitsa tore. Aga veel siukest hetki, mis sul näiteks meelde tuleks, mis oli ikka nii raske, et tahtis sind juba sundida alla andma näiteks? No see kõige esimene pikk võistlus, mis mul oli luurekas, seal oli et esimene võistlus jälle, pole harjunud ja siis oli ka raske kott ja siis tõmbas selja niimoodi ära, et esimene päev, esimene öö ja järgmine päev, kõik oli, selg valutas, ei tahtnud. Isa ütles mulle, et teeme 1 punkti veel, järgmisesse punkti kõnnid ära. Siis ma kõndisin järgmise punkti. Siis ütles, kõnnid 1 veel, kõndisin veel 1. Aga siis 3. kord ta ei pidanud enam mulle ütlema, mõtlesin ise endale, käin 1 veel. Ja siis oli niimoodi, et jälle see meeskond oli nii tore, et nad teadsid, et mul olid rakmed ja nad teadsid, et mul tegelikult rakmed olid kõige raskemad. Aga üks poiss ütles, et kuule, et ma annan sulle kotti, et äkki see on parem. Ja see kott oli parem. Selle kotiga oli jumala lihtne ja selle teisel poisil läks ka lihtsamaks. Aga kui rajale minna mingite poistega, kes tegelikult ei taha seal olla ja sellised natuke ülbed ja isekad, siis nemad poleks selle pealegi tulnud, et kuule, et teist aidata. Yeah. Aga sa oled ikkagi, oled rajal olnud niimoodi, et tiimis on nii-öelda ülbed ja need, kes ei taha olla nii-öelda seal, et on nii-öelda sunnitud või millegi pärast tulnud sinna? Sellistega ma vist pole rajal olnud, aga ma olen näinud sellised, kes on tulnud võistlused vasta ja kõnnivad siuke nõrk samm on sees ja nägu maas. Tavaliselt need kõnnivad alguses, kõnnivadki niimoodi suur selline argus kõnnivad hästi uhkelt. Oskan kõike teha. Ja loomulikult. Oskavad. Ja võistluse lõpus seal kõik võistluse lõpus neid ei olegi. Võistluse lõpus neid ei olegi. Ja võistluse keskel ka, et ainult üritavad teisi maha teha ja nemad on kõige paremad, aga lõpuks ikkagi tulevad need võidule, kes aitavad ja on toredad. See ongi tähtis, on ikkagi alandlikkus, et ikkagi hindagi teisi nii-öelda kõrgemalt, ära niimoodi kõrgemalt hinda, aga selles mõttes, et kõik oled võrdsed ja aita teisi ja tee nii-öelda alati nii palju koostööd, kui saad. Kogu aeg on ikkagi ainult koostöö viib edasi ja koostöö annab võidu. Ja see ei ole ainult ka teise tiimide suhtes, vaid ka punktides on olnud. Punkti kohtunikele ütled halvasti, siis seal nad ei taha vaadata seda ühte asja, mis natuke mööda läks, et võtame pool punkti kas või. Siis nad ei tee seda ja mina olen alati punkti kohtunikega olnud väga sõbralik ja ma olen isegi +punkte nalja eest saanud ja väga tore on olnud. Sa oledki ise ikkagi hästi sõbralik ja jutukas ja see on ikka ka aidanud nii-öelda sõprade leidmisel. Ja seal laagrites ongi kõige raskem asi on selle esimese sõbra leidmine. Kui sul on juba see esimene sõber, siis on hästi. Aga mina läksin enamasti niimoodi peale, et mul nii-öelda otseselt sõpru ei olnud, mind teati, kuna mul isa selline tähtis endaga. Niimoodi otseselt sõpru ei olnud ja siis läksin ja esimese asjana kohe, et tere kutid, ma olen Kevin, olen uus, et mis te teete? Siis rahulikult ja siis hakkasin mängima ja saingi niimoodi. Lõpuks nüüd olen, ma arvan, üks Harju kõige tuntumaid noorkotkaid ja olen ka kõige aktiivsem minu meelest. Eelmine aasta olin kõige aktiivsem tehniliselt. Miks aasta noorkotkad ei olnud? Seal oli eelmine rühmapealik, ei tahtnud märkida seal, oli natuke laisa võitu ja siis ei pannud asju kirja. Aga üritan see aasta saada. Äkki saab ära. Tuleb kindlasti. Aga veel laagrites saad ikka kõigis käinud ja õpe on ikka intensiivne selles mõttes, et sul nagu teadmisi ikka on. Teadmisi on ja see ei ole niimoodi, et nüüd mul on teadmisi ja lähen laagrisse ja mitte midagi õpi. Alati õpin juurde.
no see on ka see, et lähed teise maakonda, nad õpetavad mõnda asja puhtalt teistmoodi. Ja lähen kas või see, et Kosel, ärme võta Kose, võtame Loksa. Loksa õpetab mingit asja ühtemoodi, siis lähen Saku õpetab täiesti teistmoodi asju. Ja see on väga positiivne minu meelest. Ja isegi kui on mõni laager olnud samas kohas 2 aastat või 3 aastat, siis nad ei tee asju täpselt samamoodi. Nad ikkagi muudavad asju ja alati õpin juurde. Vahepeal on mõnda asju, mis õpid samu, aga kõik ei ole. Kõik ongi nagu muutlik ja igast olukorrast on midagi võtta. Ja. Igast teadmisest midagi. Sest muutlik on see asi. Aga veel laagrites ja üldse matkadel oled mingis erilises olukorras ka olnud, kus oli midagi hästi adrenaliinirohket ja pani sind kõvasti proovile. Ma arvan, need vastutegevuse paugud, need on need ootamatud. Need ootamatud paugud. Ma mõtlen mingi hea võistluse. See sama, Põsal ei olnud. Kuperjano laste retk oli üks võistlus. Okay. See oli 99 kilomeetrit käisin, ma olin natuke kuri, et see 100 kilomeetrit ei olnud. See oli ka siis suvel, jah? See oli suve lõpus, niimoodi, et täitsa soe ei olnud veel. Ma ütlen, et Eestis ei ole kunagi ka. Aga niimoodi, et natuke tuli külma tuult ja värki. Aga seal oli tegelikult, ilm oli hea, kuidagi võistlus tundus nii lühike, kõndisime kiiresti läbi ja aga vastutegevus oli õudne. Seal on niimoodi, et seal vastutegevus võttis ka droone. Leiavad su drooniga ülesse, saadab päris vastutegevuse, aga see vastutegevus kõndis sellisel hiiresammul, et ei suuda ette kujutada. Järsku kõnnid ja järsku hüppab põõsast välja ja paneb tule põlema ja siis jooksed oma elu eest. Äge on, neid hetki tulebki koguda. Tuleb koguda. Ja vastutegevus on kätte ka saanud teid? On saanud mitmeid kordi. Mäletan ka, kui meie seal võistlemas olime, siis sai ka sind kätte. Ja luurel hetkel oli juba esimeses punktis käisime ära teise punkti minekul, mõtlesime kosepoistega, et kõikidel kosepoistel oli esimene võistlus. Ja siis kõndisime mööda tööd, kõik ilusti, vähemalt tuled ei põlenud. Kõndisime kõik reipal sammul ja rääkisime ja vahepeal isegi laulsime ja siis järsku jookseb välja ja see on vist minu elu kõige õudsam vastutegevuse pauk, sest oligi, et see oli nii ootamatu, hüppasin kohe sinna märja sisse, kükitasin seal, hoidsin käsi näo ees, et jumala ees keegi mind ei näeks. Aga kaotleme õnneks 2 elu, nagu 4. Siis on tulnud eelmine võistlus, mis mul oli Kotkatorm, see oli Hiiumaal ja seal püüti meid kasti niimoodi, et oli 4 vastutegevust, tegid kasti otsid kuni meie kõnnime kasti sisse. Kõndisime kasti sisse ja tõmbasid kokku ennast. Kaotsime elud. Aga see ei olnud nii hirmus. Siis oli Kuperjanovaste retkel nägi see värk niimoodi välja, et oli täiesti pime ja tee läks sirge tee, aga seal oli see väike nagu osa, kuhu saab auto minna, et ümber keerata ja selline värk. Ja siis seal oli pargitud GD, siis nende auto ja niimoodi, et seda polnud võimalik näha ja järsku hüppad välja ja päris hirmus oli. Nii 2 olukorraks tuleb valmis olla. Tuleb olla. Seal ma ka elu ei kaotanud. See ka ikkagi õpetab selles mõttes, et seal on kõik arengult, et enam vahel ei jää. Enam ei tohi selline olukord tulla, jah. Jaa. Aga tuleviku mõttes on sind noored kotkad ikkagi suunavad sind õigele teele ja ma arvan, noored kotkad on mind suunel sinna poole ikkagi, et tulevikus töökohaks vist ikkagi tuleb kaitsevägi. Ja see ei ole ainult noored kotkad, see on ka mu isa poolt. Mu isa tegelikult annab mulle neid võimalusi palju rohkem kui noored kotkad. Ongi, et olen käinud temaga kaasas, olen näinud mitte ainult asju teise nurga alt, vaid ka 3. nurga alt. Näiteks oli paraad, olin seal lipu hoidmas ja isaga käisime paraadi koosolekutel.
käisin isegi Kaitseväe juhataja siis kabinetis koosolekut pidamas selle paraadi üle ja vaatasime ja noh, mina nii palju ei arutanud, aga arutasime ja teeb asja palju põnevaks minu meelest. jah. Annab elule nii-öelda suuremat mõtet nii-öelda. Annab. Ja mis sa võtad kaasa tulevaseks eluks? Ma arvan, tuleb kaasa ikkagi see meeskonnatöö, see tuleb elu lõpuni kaasa ja seda arendan ka elu lõpuni edasi. Ja kindlasti tuleb see kaasa, et kui see Noored Kotkad ära lõpevad, lähen Kaitseliitu, ma arvan ka, ja kui seal ei tehta nii palju asju, kui mulle meeldiks, siis kui ma vähegi saan, viibin metsas. Juba olen mõelnud ka, et lähen mingi päev metsa ja olen seal natuke aega üksinda või võtan mõne sõbra kaasa. Mul on ka sarnased mõtted, ega ma valetama ei hakka. Kahjuks vahel ei jõudnud, aga küll ma jõuan. Küll jõuab. Suvel kindlasti on niimoodi, et kas või selle sama tiimiga, mis ma käin siin võistlemas, ütlen poistele, et kuulge poisid, nüüd teeme niimoodi. Võtame kotid selga, läheme matkame sinna metsa sisse 20 kilomeetrit ja õubime. Aga minu arust on ka ikkagi kõik selle riigikaitse teemal on äge ja isamaalisus on tõesti ikkagi vajalik ja ise lähen ka samad teed pidi enda arust hetkel paremat mõtet ei ole, et ikkagi ongi ajateenistus ja Kaitseväe Akadeemia. Nii kaugele pole möönud täpselt, kui ma näen. Ja sul veel aeg on, sa pead gümnaasiumis veel käima ja siis ootab ees ajateenistus ja Noored Kotkad ongi selles mõttes, et ettevalmistanud ajateenistuseks, selles mõttes, et kas ise arvad, et sa oleks juba praegu valmis seda läbima? Ma arvan, ma oleks juba 2 aasta tagasi olen juba valmis seda läbima. Juba mul need papsi sõdurid tulevad, siis nad tulevad juba kohe alguses niimoodi, et vaatan esimesed paar kuud juba, et te ei oska midagi, ma siin selline suur vend, oskan kõike, aga siis nad lähevad edasi, nii et ma arvan, et kui ma ikkagi lähen sinna, siis sealt õpin ka väga palju. Ja kindlasti üritan olla nii kaua, kui saab. Et ma kindlasti on seal poisse, kes ütlevad, et ma lähen nii lühikeselt ja nii lihtsalt kui võimalik. Aga ma ikkagi arvan, et ma olen nii palju kui võimalik. Tuleb valida raskema vastupanu tee. Ja sellepärast ongi mõte, et äkki minna kuhugi EOV-Otti või Kuperjanolast. Hea mõte on. Aga vaatab. Hea mõte ja teostama ka. Sest muud moodi sa ei saa võtta maksimumi igast päevast, igast õppetunnist. Sa elad ühe korra. Ja iga hetke tuleb nautida ja ikkagi õppida ja teha nii, nagu ise õigeks peavad. Nii, aga veel mõned kiired küsimused sulle. No kui sa peaksid valima ühe ellujäämisoskuse, mis see oleks? Ühe ellu. Me võtame niimoodi, et kui mind visatakse metsa, siis et mida ma peaks oskama või? Ma arvan, tule tegemine on see äge asi ja see vajalik asi, mida metsas peab oskama. No see on ikkagi üks esimese asju, mida õppida üldse Kotkastes ja tulebki kasuks alati. Mul tunne, et see on ka kõige põnevam osa, see ei ole ainult ju nagu ma mõtleks selle tulevaldkonna üldse, et see ei ole ainult et paned põlema midagi. Paned mingi väikse lõkke, vaid see on ka oskan tegelikult palliga teha küünalt näiteks. Saangi teha suure valgustatud koha. See tegelikult see tuli on hea asi. Ja valdkond on väga lai, igat moodi saab tuld teha selles mõttes. Igat moodi saab. Ja. No räägime, et kui sa saaksid matkale kaasa võtta 3 asja, mis need sul oleks? Sõbrad. Loomulikult. 3 sõpra. Ongi kõik. 3 sõpra. Ja rohkem pole vaja. Siis ma võtan paki putru. No võt. No,
arvestame, võtame niimoodi, et pakkpuder ja sinna on see tegemismeetod on ka see priimus on sinna juurde. Ja siis nüüd tuleb huvitav asi, seda ma magamiskott või mingi telkmantel või telk. Jaa, ikkagi kus ööbida ja loomulikult on vaja. Sest tule tegemise asju, tuld ei pea ainult tikkudega tegema, tuld saab ka, olen õppinud koksaga tegema, aga no seda meie kliimas tegelikult teha ei saa. No see on niimoodi, et seal ikka peab, seal suvel heal ilmal ja siis peab ikka kord aastas on siuke ilm. Aga tule teemast me kaugele ei jõua, et kes on teie rühmas kõige parem süütaja? Ma ütlen mina ise. Ma arvan, et see on... meil ei ole tegelikult kahjuks Kosel selliseid nii nagu tarku ja... Hakkajaid? Nüüd on tulnud. See oktoobris, kui mu tädi alustas selle tegemisega, siis tulid. Ja ma arvangi, et praeguse seisuga need nooremad, kes peale tulid, nad on palju targemad ja palju rohkem nagu hakkajad kui need suuremad, kes olid ja nüüd ei käi enam. Ja parem ma olen see parim süütaja. Nojah, küll neid tuleb veel. Küll ma arvan, ma loodan vähemalt, et väiksemad jõuavad mulle järgi. Kindlasti jõuavad. Neid tuleb ka erutada ja ikkagi pead ise ka õpetama hakkama rohkem. Salga pealikuks ma hakkasingi sellel põhimõttel, et ma saaksin enda teadmise edasi anda. Et tegelikult ma isiklikult arvan, et mul mõned teadmised on paremad kui Tähtil, nagu need metsateadmised. Jah, sest sul on kogemust korralikult. Küll jah, selles suhtes ma ei tea, kus Tähti täpselt on, aga kas või see sama tule tegemine, sõlmi ma olen kogu aeg õpetanud. Ja ongi, et ma ikkagi üritan teha Kosest ikkagi tugeva rühma. Jah. Tulebki ikkagi haarata initsiatiiv ja ise õpid kõige rohkem, ise õpid ka ikkagi hästi palju, kui ikkagi teisi üritad õpetada. Jaa, sest juba see, et ma pean mina õpin kõige rohkem, sest ma ei pea ainult õpetama talle selgeks, vaid ma pean ka ise õppima, kuidas õpetada talle selgeks. Ehk siis, mõni ei saa aru, siis ma pean võtma täiesti teise nurga, kus ma talle seda õpetan. Ongi iga üks ei oska õpetada ja see ikkagi vajab ka aega. Veel tulevikus ikkagi lähed ka rühmajuhiks kunagi? Plaanis on. Ma loodan, et töö lubab. Et äkki saan sellise toreda töö, kus üritan teha selle rühma ära ja teha nii palju kui võimalik, et saada noori metsa. Et tegelikult tunne on, et ma räägin nagu rühma pealik juba. No ei, see on väga hea. Et et üritan saada teisi noori ka metsa. Mulle ei meeldi tegelikult see vaatepilt, mis vahepeal nüüd Kose vahetundises on ja see kuidas see värk on, et ma arvan, et kui nad tuleks noorkotkasse, siis oleks pool aastat ja kõik oleks täiesti okei. Milline see ideaal välja näeks siis? Vahetundis oleks kõik puu otsas ja? Jah. Ei, ma arvan, see toob seda elu toob juurde. Jah, elu toob juurde, see on õigesti öeldes. Et see ei ole ainult telefonis tiksumine ja... Ja ikkagi kurb näha tõesti. Aga tulebki teistele ka võimalusi pakkuda. Ja ise tuleb olla eeskuju. Kui isegi teised on telefonis, see ei tähenda see, et ma olen ka telefonis edasi. Kas või õpi samal ajal või minegi jookse tiire ümber kooli ja piin õpetajaid. See ei ole keelatud. Aga sellest, et ma olen teinud juba nii palju kui võimalik, et olen käinud ka algklassides rääkimas noorkotkastest kodutütarest. Nüüd tulebki järgmine kuu, tuleb rääkida nüüd 6. klassile minu meelest tuleb rääkida, et tutvustate? Jah, sest neil on ühiskonnaõpetus ja seal lähme õpetama, et mis see noorkotkad on ja et te võiks ka tegelikult tulla ja Tähtile tööd juurde ja loomulikult et Täht ei peaks kuskil diivani peal nii saama. Ja ega seal piiri ei ole selles mõttes, et ikkagi võtame nii palju kui saame.
ja ega kui laps ja noor ei ole, siis ikkagi, no siis ei ole mõtet teha ka, jah, et ongi vaja. noored kotkad ei ole ainult täiskasvanute pärast, sest see ongi noored. Kui noori poleks, siis poleks ka kotkad, poleks tütreid ja Jah. Nii, aga veel, kas teil on rühmas mingi traditsioone või hüüdnimesid või midagi sellist oma rühmas, no mul on mingi traditsioone? traditsioone veel ei ole, mul on tunne nagu või neid, ma jätan selle mõtte meelde, seda võiks kindlasti teha. Aga nüüd see traditsioon, üks on see, et Tähti mõtles, et nüüd ongi, et iga aasta võiks Noored Kotkad tuua lipu aktusele ja tähtsamatele üritusele. Jah. Aga hüüdnimesi ma arvan, et minul ja mõel, noh, ma olen pannud ka mõnedele, olen öelnud mingisugust väikseid hüüdnimesi. Mul on hüüdnime näiteks on, 2 tükki on Väike-Aas ja Liuglevas. Ja see Liuglevas, sellega ma olengi kogu aeg punkte saanud, et on selline sõlm nimega Liuglevas. Ja siis olen läinud sõlmepunkti võistlustele ja öelnud, et kuule, et Liugled sa saad anna, siis ma teen niimoodi, siis ma liuglen. Aga veel viimased mõtteid, tähelepanekuid, ettepanekuid? Et ela, seikle ja koge. Jah, tasub ära ja tulebki ikkagi aktiivselt tegutseda ja mine metsa heas mõttes ja tulebki ägedaid asju teha. Jah, kui keegi saadab metsa, siis ikkagi mine metsa. Jah, seda tuleb otseselt võtta. Nii, aga aitäh, et tulid. Oli väga huvitav, väga silmi avav ja liituge Noorte Kotkastega, kodutardega.